seiske vähe lähemale. Tšau, parvikassad. Tšau. Meile öeldi, et me peame lähemale seisma. Piirdume ainult seismisega. Täna teeme steiki. Flank steiki. Nii. Mis iganes kord, kui me teeme siin steike, siis meil on alati laua peal ribaid ja olgem ausad, ribai hind on selline, et see algab 50 eurost, algab mõistlik ribai pihta, ja see hind ei ole mõistlik enam ja see ei lähe ka odavamaks. Peab paraku tunnistama, et viimase 3 aastaga iga kuu saad jälle eurosid juurde panna sellele ribai hinnale. Aga meil poes on alternatiive ja tegelikult on selle veise küljes ka alternatiivseid tükke, ei pea alati ribaid sööma. Ja näiteks suurte maailmakuulsate steigivendade enda lemmikud ei ole üldse ribaid tihtipeale. On New York Strip, on näiteks selle Guga Foods, kes on võib-olla kõige kuulsam steigimees üldse maailmas, tema New York Strip. Meil poes on olemas ka välisfileest lõigatud steigid, sirloinid siis, ja kõige odavam steigitükk, mis meil tegelikult poes on Scottish filet, aga nende vahele jääb flank steak. See oli 32 € kilo ja see siin on 0,8 grammi ühesõnaga. 3 inimesele peaaegu. Jaa. Koos lisanditega. Korralik, siis grain fed tükike. Mida me siis küpsetama hakkame? Thank you very much. Kas on, kas võtame seda joga? Natukene võtaks seda joga veits vähemaks. Tilpnevad kelmed ära. Nagu näha, see on ime lihtne, kui nuga lõikab. Seda nuga kästi meil just reklaamida, seda pole vaja reklaamida, see reklaamib ennast ise, kui ta lõikab. Aga on selge, et ega selle flangi pealt nagu kogu seda sinist ei ole mõtet nagu maha hakata ajama, sellepärast, et siis tuleb hakata sisse lõikeid tegema. Ja flangi üks asju on see ju, et ta lihtsalt on nii õhuke. Vaata, siit saad veel natukene. Et kui sa nagu täitsa sisse hakkad lõikama, siis... Sisse ei lähe, siis saab Strogonovi teha. Nii. Siit poolt see pole pool midagi. On täitsa okei. Tükk on õhuke. Kas maitsestame mõlemalt poolt või ühelt poolt? Mõlemalt. Täpselt, sest me oleme ikkagi nii korraks seal grilli peal, et ega me ei jäta seda ööseks laagerdama siia. Ja Blanco Meat Churchillt ehk siis puusalt Matt Pittmanilt ja see on nüüd piisavalt soolane ja natuke piprane raab, mis teeb selle asja heaks, sellepärast et onu Priit tegi ühe asja siia veel meile ja me ei taha teda nagu segaseks maitsestada, sellepärast et see pole vajalik. Paneme pärast siia veel maitset juurde. Yummy. Grill, Dreamfire'i Smoky on pandud 2 tsooni jälle, nagu ikka steigi teol. Kuum tsoon, külm tsoon. Mis tempi me jahime? Ma ei oska sulle tempi öelda, ma vist katsun näpuga. Valmis või? See veel on tegelikult, ega kui ta jääb mingi niukene 45 ja nagunii me lõikame ta õhukesed viilud on ja kui ta jääb niukene, kui tal kerge soe käib seest läbi, et tunda on, et tal on nagu sossu läbi käinud, siis ta juba on hea. Sest et ka, ütleme ausalt, selle blue steagi puhul on oluline moment see, et see sisu on soe tegelikult.
et blue steak'i puhul on paljudel arusaam, et tuleb ääred soojaks. toores ja kõik ja, aga tegelikult peab see sisu, see punane sisu peab ka soe olema. Et kuna see läheb ainult korraks peale, siis Priit paneb siia tsipa vähe rapsi õliõili oma ja ma proovin seda. Paneme niimoodi. Ja. Selleks, et kuna me selle ainult korraks sinna ahju, siis vaata korra, rohkem ei ole õli vaja. Õli võimendab kuumust ja saab triibud paremad ja let's go. 2 tsooni, üks söe kohal, teine üleval hajutiga piiratud. Ehk siis kui tahame tulla oma pannkoogiga lõpuni. Ja selleks, et ta küpseks paremini, lõhn hakkas kohe imelist tulema. Paneme korra kaane kinni. Grillimise jaoks me hoiame tagant serva natukene lahti, ülevalt alt täiesti lahti. Nõksa veel. See on fast food, jah? Oi, nice. Ühelt poolt. Nüüd peame teiselt poolt laskma. Vaat siia, siuke asi on meil laua peal. Ja ei ole poest ostetud, näed sa siit sellest suurest mustast käest tuli. Ja, aga see on siis kergete mugandustega chimichurri. Küll on siin hakitud lehtpetersel, oliivõli, küüslauk, natukene panin tšillit, siis on laimikoort, natuke laimimahla ja valgeveinijäädikat. Aga et oleks nagu lahedam ja parem, granaatiunaseemneid ja meil poes selline asi müügil, Angus & Oigi Propermint. See läheb siia nagu rusikas silmaauku, teeb jube heaks. Ja kõik on väga lihtne, hagi asjad peeneks, sega kokku. Maitse. Segamine maitse ja ongi valmis. See peab praegu maitses väga hea olema ja ta on. Jah, sama nagu steigi tegu, et steigiga hästi kiiresti, siis see on täpselt samamoodi kiiresti ja lihtne ka. Tule nüüd siia kaameraga, ma näitan sulle midagi. Mäletate, kust maalt, kuhu maani see steik ulatas enne. Ja vaadake, milline ta nüüd on. Mis sa tahad saada minu käes? 46. Kurat, ma ei ütle enam midagi. Kus ma mõnen nüüd? Paned see keskele. Nüüd siis kerge puhkus 5 minutit. Nii, ja vaatame, mis meil siin nüüd juhtus. Looks good. Seda siia kõrvale, seda vedelikku läheb meile ilmselt vaja. Ja ega siis midagi. Meil on vaja natüürmord teha. No nii. Aeg süüa, jah? Proovime. Paneme seda rohelist ködi ka juurde ja no nii, hei hops. Raisk karamba. Välja tuli. See on hea. On.
münt. Jah. Ja see sobib siia. Et see praegu on ehe näide sellest, et Priit nägi võib-olla 2 minutit rohkem vaeva. Kusjuures see küpses kiiremini kui igasugune ribai on 2 korda odavam kui väga hea ribai ja maitse praegu elamus on siit ikkagi maksimum. No need 2 tükki sobivad kokku niimoodi, et ikka imeliselt. Jop. Tehakse häid asju maailmas ja see on üks neist, mis just siin meie juures Pärnu maantee 230/1 valmis sai. Tule järgmine nädal tagasi, sellepärast et siis on uued jutud, uued retseptid. Veel ei tea täpselt milline neist, aga kindlasti tuleb. Tšau! Tšau!